Ja Kairi, mina olen kuulnud tunnistusi appi mitmes kohas ja Viimsi vabakoguduses. Ja Kairil on oma lugu, reaalne lugu ja nii spetsiifiline ja detailne. Ja ma arvan, et väga-väga resoneerub siin saarel Hiiumaa, kus on eri paigad, kus otsitakse õnne ja otsitakse rahu, aga tundub, et kuidagi valest kohast. Ole hea, räägi. Nii, ma vajaksin tegelikult seda pulti. Mul on natuke asju rohkem kaasas, aga need on kindlatel eesmärkidel. Mul oli kuidagi see ajakava vist peas sassis ja ma mõtlesin, et siin on veel Airi tunnistus vahel ja siis olen mina. Nii et see tuli natukene kohe üllatusena, aga ei ole sest midagi, siis on ju kõik ilusti graafikus. Nii, panen endale mõned spikrid ka ikkagi sellepärast, et teeme kokkuleppe Anneliga ka, et sa lehvitad mulle, kui on 5 minutit näiteks lõpuni, on ju. Et kui tänan tõesti Reisat selle imelise tunnistuse eest ja mul on tunne, et siin lõhnab midagi TTT tiimi jaoks. Ma olen ju siin kui Vaido abikaasa ka ja eks ma vahest ikka kuulan neid asju ja saan talle mingeid asju niimoodi vihjatena anda. Aga minu lugu on selles mõttes palju pikem, et 45 või täna ma olen juba 50+, on ju, et kuidagi seda Jumala juurde tulekut võtta lühikesse aega kokku on päris keeruline. Aga ma proovin seda teha ja vaatame, mis Jumal siin koha peal annab. Sest ma tean, et minu lugu tegelikult ilmselt paljud on kuulnud, alles hiljuti oli see ka TV7 180 kraadi. Ja et see võib-olla on mõnedele tuttav, aga ma usun ka, et kõige rohkem me teame ise oma lugusid ja need nüansid ununevad ja oluline on võib-olla hoopis see, et mis teie saaksite kaasa võtta sellest või kõrva taha panna. Ja võib-olla siis tutvustuseks 1-2 lauset, et tõesti täna siis olen Jumalaga käinud 7,5 aastat ja muidu enamus minu eluaja karjäärist on hoopis möödunud IT-valdkonnas. Mul on täna siis 2. abielu. Vaido Palmik on minu abikaasa, selle on ka Jumal imeliselt mulle kinkinud. Üks imeline tunnistus ja mul on 1 poeg, kes käib ka Jumalaga ja mul on 2 vahvat lapselast, 5. ja 10., kes tegelikult ka käivad siin vaikselt pühapäevakoolis ja õpivad Jumalat omal moel vaikselt tundma. Lisaks siis hetkel on mul selline Jumal kinkinud mulle sellise sabati aasta, oktoobrist koondati mind sellest ühest suurest ettevõttest ära, mis on tegelikult Jumala plaan ja mul on olnud võimalik Jumalat veel rohkem tundma õppida, teda otsida, tegeleda sellise mingis mõttes ka läbipõlemise võib-olla ravina, et ma olen saanud hingata, puhata ja see on ka tema plaanides, et 7 kõlab sellise juubeliaastana, mida Jumal tihtipeale meile, kes on Vanas Testamendis peaks see vist olema, et maailm loodi 7 päevaga ja mul ongi see 7 praegu käimas, et see on niisugune imeline aeg. Ja kaasa teenin siis koguduses vabastusteenistuse ja eestpalveteenistuse juhina või koordinaatorina. Seda on ka Jumal sünnitanud mitmed aastad, kuidas kõike seda ühes koguduses käima panna ja TTT tiimis olen ka siis väga selline aktiivne kaasalööja nii eestpalves kui siis ka vahest jagan sõna ka, kui Jumal midagi annab. Aga täna siis jälle see teema, mida ma millalgi just kuid tagasi siin mõtlesin, et ma ei taha üldse sellesse vanasse elusse minna enam tagasi, ei tahakski sellest enam rääkida. Ja mingil põhjusel see hakkas sellesama TV7 180 kraadise saatega, et see vist, kui Kristel mulle helistas, et tule siia ja siis ma tundsin, et tundub, et praegu on jälle mingisugune uks avatud, et tuleb teha seda, mida Jumal sulle ütleb ja ma tean, Jumal on mulle öelnud ka läbi prohveteeringute teiste kaudu ja otse, et seda sõnumit tuleb muud kui korrata Eesti rahvale, kristlastele, kui ohtlik on tegelikult see, ütleme siis,
esoteerika või vaimsed valeõpetused. Et võib-olla täna ma olengi siin siis selleks, et seda teadlikkust nagu jälle natukene tõsta ja võib-olla Jumal annab siin mingeid muid selliseid asju avada, mida ma ei ole võib-olla kusagil mujal välja öelnud, sest kaameraid ei ole. Ja ma võin päris otse ja veel sügavamale võib-olla minna, et ma igal palun juba Jumalalt armu ette, et kui mingid asjad nagu, ma tunnen, et ta tõmbab mingeid asju lahti ka minu sees veel, sest see on kogu aeg üks suur protsess. See ei ole nii, et sa tuled 1 sekundiga ja oled vaba. Et see on pikk teekond, et kui mul siin vahepeal võib hääl natukene pärisema hakata, siis lihtsalt nii on ja on üks selline hingamise hetk. Nii, aga nüüd ma lähen asja juurde. Ehk siis kokkuvõttes paneks sellele loole nimeks, et see on lugu ühest tüdrukust, kes siis otsis tegelikult armastust, rahu, kõige rohkem tõde, aga kusagilt mujalt. Et mitte just sealt, kus see tegelikult olemas siis oli. Ja kui kõik see kadalipp või org oli nagu läbi käidud ja kõik oli lagunenud, siis alles Jeesus kutsus mind nagu enda juurde. Ja ma lähen tagasi siis tegelikult lapsepõlve, sest ma arvan, et see ongi kõige tähtsam koht, kust me nagu tuleme ja kuidas me sellesse ellu tuleme ja mille me kaasa võtame ja mis võib meid viia juba tegelikult nagu eksiteele, siis ütleme siis kristlaste seisukohast. Et selle punkti pealkirjaks ma panekski tühjus ilusa fassaadi taga. Et ma olen pärit siis Kesk-Eesti väiksest alevikust, Vändrast ja pealispinnal oli tegelikult teistele näha mul väga ilus ja õnnelik lapsepõlv. Ma olin hästi eeskujulik õpilane. Ega ma ilmselt ei teinud seda iseenda pärast. Et nüüd ma jõuangi selleni, et tegelikult minu lapsepõlves võib-olla selline märksõna oli see, et mul oli küll ema ja isa ilusasti olemas, aga nad olid sellised tüüpilised nõukogude inimesed, kes palju tööd tegid ja tulid omast sellisest keskkonnast täna tagantjärgi vaadates, aga seal puudus nagu selles lapsepõlves selline lähedus, tunnustus, armastus. Ma nagu ei tundnud seda. Ja mul on see ema kuidagi väga valusalt üleval praegu. Et tegelikult ma väga armastan oma ema. Ja tema tegi ja teeb oma parima. Aga see, mida Jeesus teeb, tema õpetabki mind teda armastama täna. Ehk siis pealispinnal teiste jaoks olid mul väga tore ja ema-isa. Kõik kadestasid isegi mind, sest materiaalselt oli meil kõik väga hästi. Aga mina sisimas nagu teadsin, et tegelikult minu sees oli nagu nii palju sellist äng ja kurbust. Ma ei osanud sellel ajal nagu seda sõnastada. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei ole piisav. Ma pean heakskiitu välja teenima. Ma ei saa hakkama. Ja need olid niisugused muskumused, millega ma siis sealt kaasa võtsin. Ja mingil põhjusel oli see seotud nagu just nagu suhtega emaga. Ema oli selline üsna võimukas ja jõuline naine. Ta tegi ja teebki kõike hästi. Ja ta lootis ilmselt minu kaudu realiseerida võib-olla mingeid omaenda unistusi. Ühesõnaga, üks näide näiteks keskkoolist oli see, et ma pidin lõpetama kullaga. Mul olid kõik aastad tegelikult kõik 5. Ja kui ma mõnikord 4 või 3 sain, siis see ei olnud pidupäev. Ja kui olid lõpueksamid, siis ma ei tea, miks see juhtus, aga mul oli täielik blackout ja mul ei tulnud meelde füüsikaeksamil mingid asjad ja siis leinalipp läks nagu vardasse, sest ma ei saanud kulda. Aga ma sisimas tundsin, et halleluuja, ma seda sõna siis ei teadnud. Siis tekkis minu sees see trots, et ma ei tahagi, et mul kama nagu sellest on ju. Ja ma ei saanudki kulda, saingi hõbemedali. Mis siis, et kõik aastad olid kõik 5, sest ma olin ju just nagu
õppinud kellegi teise jaoks, mitte iseenda jaoks. Ja see oli see fassaad kogu aeg, selline eeskujulik aktivist. Ma käisin muusikakoolis, ma tegin ära kõik, mida võimalik Valevikus ühes Alevis teha on ju, kõik need huviringid. Õnneks internetti veel ei olnud, nii et aga sealt ma sain nagu kaasa jah, selle, et ma nagu kogu aeg tahan nagu kuuluda, sobituda, meeldida, aga ikka ei ole ma nagu piisav, sest oma ema sulle ühtegi head sõna selle eest nagu ei öelnud, on ju. Ja ma ei saanud pikka aega nagu aru, et miks ma ei taha seda lapsepõlve nagu meenutada, et miks see nii raske on, et ega ma sellest teistele ja kellegile nagu ei rääkinud ka, nii et ja võt sellise koormaga ma tulin siis ülikooli ja ma arvan, et ma muutsin seda fassaadi nagu veelgi selliseks, kuidas ma ütlen, ilusamaks. Ma võiks nimetada, et see oli lausa nagu selline, täna on vist öeldakse selle kohta naerev või päikseline depressioon või. Et sisimas nagu kõik nagu nutab ja on hästi sellise madala enesehinnanguga, aga nagu pealispinnal kõik näevad, et kõik on ju hästi, on ju, aga see sisemus nagu karjub, on ju. Ja sa küsid tihti neid küsimusi, et aga miks see nii on, et mis see elu mõte on siis, et miks ma ei tunne rõõmu ja miks need maised võidud siis nagu ei tee mind õnnelikuks. Ja minu sees tekkis tegelikult päris palju sellist viha, kibestumust, trotsi, protesti ja kuidas ma siis seda siis lahendasin. Mul oligi nagu mitu nägu, et kui ma sain sealt nagu sealt maalt minema, ma elasin nagu teise fassaadiga õpilasmalevas, siis seal ma olin selline nagu, kuidas ma ütlen, natukene punkarlik rebell, on ju. Ja tekkisid juba poistega suhted ja kõik need seksuaalsed kontaktid ja need hakkasid ka veel omakorda viima nagu valedele teedele. Ja sealt tekkisid ka tülid kodus ja tekkisid esimesed sellised, kui need seksuaalsed suhted juba varakult tekivad, siis sealt tuli ka veel väga sellist ütleme nii, et ema sai mingitest asjadest teada ja tekkisid tülid, kus mul siis tekkisid lausa nagu siuksed suitsiidsed mõtted ja ärajooksmise mõtted ja kõike niisugused. Noh, igal juhul ma võtsin sealt kaasa nagu veel sinna ülikooligi selle häbi ja süütunde nagu. Aga seal ülikoolis siis ma jõudsin selleni, et ma nagu tuli minu ellu just nagu selline armastus ja tekkis pereloomise koht, kus ma siis selle koha ma räägin ka ära, et ma siis sünnitasin 22-aastaselt poja, abielus me ei olnud, aga see oli ka üks hetk, mida ma mäletan, kus ma nagu läks veel sügavamale see org nagu, et ma olin Rapla haiglas sünnitamas ja see oli mingil põhjusel ei läinud päris nii, et kuni 9 kuud oli kõik õnnelik, aga tuli erakorraline keiser. Ja siis hakkas see nagu häda ja vaev, et ma olin üle 6 aja haiglas ja tehti vereülekannet ja see ei ole ju võimalik, mis mõttes ma ei saa nüüd hakkama. Ja siis tuli ema haiglasse, ütles mulle samad sõnad, sa ei saanud hakkama sellega. Ja siis ma nagu tundsin, et see on nagu nuga. Ja siis ma mäletan hetke, ma ei tea, mis põhjusel see läks nii, aga ma mäletan seda, et mulle tehti 15 süsti päevas, see oli juulikuu ja ma ei saa aru, see oli 94 aasta, ei ole ju veel nagu nii nõukaaeg, on ju. Aga ma mäletan, et ma jalutan seal kori peal ringi, kõhust kõveras on ju need tabletid sees ja süstid ka ja vaatan siis sealt vetsuaknast välja, näen Luteri kiriku seda torni, Maarja Magdalena torni seal. Ja siis ma nagu mäletan, et ma hüüdsin nagu sinna Jumala poole, et miks sa mind karistad? Miks sa mind karistad? Selline oli järelikult minu arusaam üldse Jumalast, et ma ei osanudki teistmoodi mõelda, et ma olen järelikult selle ära teeninud. Ja siis see aeg sai mööda. Nüüd ma jõuan selleni, miks ma jõudsin üldse nende valede eksiõpetuste juurde või ütleme siis selle New Age'i või uusvaimsuse juurde. Kui ma see hakkas tegelikult ka sellest sünnitusest. Ilmselt nõukogude arstid või tähendab, need arstid sel ajal ei tahtnud väga nagu, ma ei tea, igal juhul ma pidin rinda andma, aga kui sa oled täis 15 süsti, nagu ma mäletan, et mul oli 5 aastat tagumik siin nagu,
et siis mu laps tekkis mingisugune allergia ja tal tekkisid need kärnad ja lõpuks diagnoositi kui atoopiline dermatiit. Ja ma olin esimene eluaasta sellise beebiga, kes siis oli lihtsalt käpikud käes ja lihtsalt kärnas. Ja ma olin samal ajal üliõpilane tegelikult 4. kursusel. Ja siis ma hakkasin abi otsima, aga need riiklikud arstid, need tegelikult panid mind nagu mingisuguse imeliku või selle dieedi peale kogu aeg ja ei lubanud rinda enam anda. Ja mis oli okei, aga ma talusin, ma ütlen, see ei olnud selline nagu rõõmus ja selline toetav suhtlus nende arstidega ja ma hakkasin seda abi otsima mujalt. Ja see oli esimene koht, kus ma siis sattusin alternatiivmeditsiini poole ja keegi soovitas, et mine nõelravi tegema. Ja nüüd siit esimene teile selline teadmine, et nõelravi kui akupunktuur on tegelikult juurtelt okultismiga seotud. Et kui keegi pakub teile neid nõelu, siis ei ole päris õige asi. See oli see võib-olla minu üks esimesi sügavamaid doose, mida ma nagu oma ellu läbi poja siis lasin nagu tulla, on ju. Aga see ei töötanud. Ja siis keegi soovitas mulle, see oli juba 97 aastas, poeg oli 3, ja ta vaikselt kasvas tegelikult 6. eluaastaks ise sellest nagu välja, kuigi see tänapäevani natukene nagu torgib teda. Aga keegi soovitas mulle, et seal Rapla taga metsas on üks väga hea tervendaja. Ja sealt ma tegelikult sain siis esimese sellise guru või vaimse õpetaja oma ellu, kes oli mu elus siis kõik, kuni ma Jumala juurde tulin. Üle 97, 2017, mis see siis kokku teeb, ma ei tea. 20 aastat või? 20 aastat, jah. Et tema oli esimene naine, siis, kes julges mulle öelda, et meil on siin ka teised põhjused haigustel ja viitas sel hetkel hoopiski nagu näiteks minu abielule või hoopis nagu hakkas rääkima sellest vaimumaailmast. Ja võttes nüüd selle vahepealse aja kiiremalt kokku, ehk siis kust ma siis nagu otsisin seda tõde ja seda armastust ja kõike seda nagu rahu või rõõmu, et sinna saab panna tegelikult kõikvõimalikud aseained, mida täna elu või maailm meile pakub. Et koolist või kodust ma sain kaasa selle, et ma palju õpin, sa pead eeskujulik olema, palju tegema. Ma õppisin erinevates ülikoolides kuni 33. eluaastani, mis tähendas seda, et tänaseks on mul, ma ei tea, 2 magistrikraadi ja 2 bakalaurust. Jah, nii on. Et ma palju õppisin, ma tegin karjääri, ma tahtsin küll, et see abielu õnnestuks, ei õnnestunud, see läks päris kiiresti nagu katki. Ja proovisin tegeleda selle välimuse lihvimisega ja mul oli palju lühiajalisi ja pikemajalisi selliseid mitteabielulisi suhteid, ehk siis ma hakkasin järjest rohkem otsima ka seda armastust meeste kaudu, aga seda ei tulnud. Et kõik see nagu jäi ka veel sellesse ajajärku. Ja ikka otsisin neid vastuseid ja käisin siis ikka jätkuvalt selle niinimetatud vaimse guru juures seda rahu või seda kohta nagu otsimas, et kus ma siis tunneks ja kellega ma saaks nagu rääkida nendel teemadel. Ja siis elu läks nagu edasi, ma töötasin juba IT-maailmas ja väga edukalt. Siis 2013 tuli selline, ütleme nagu selle allakäigu spiraali üks selline pöördepunktidest. Mina arvasin ise, et see läheb nüüd ainu ülespoole. Et kõik need, ma olin hakanud, kuidas ma ütlen, need olid eneseabiõpikuid, neid oli mul juba väga-väga palju. Ma panin inglikaarte, sest need oli imeilusad ja ma nimetasin seda hingekiirabiks. Et panin teistele ka, siis minu ellu tekkisid tarokaardid, siis ma hakkasin seda studeerima. Siis astroloogiat, need kõik tegelikult siit, mis me siis näeme, ongi see, et sul kogu aeg on tohutu vajadus neid uusi doose nagu kuskilt juurde nagu saada, et mingi asi nagu
natukene tekitab sulle sellist rahulolu või sellist nagu korraks nagu sellist kergust, aga siis sa kukud jälle kuhugi selles rattas ja tegelikult selline surnud ring, mille sees sa hakkad pöörlema ja sa vajad järgmist doosi, mille jaoks on sul tegelikult vaja raha, sul on vaja aega ja sa jälle satud kuhugi, on ju, nii et neid asju, mida ma ei uurinud või läbi ei kogenud, neid ei olegi väga palju, et sinna mul just abikaasa ütle seda ka, kui palju sa seda raha oled sa sinna pannud, on ju. Et me ükskord proovisime arvutada seda kokku, ma arvan, et kogu see esoteeriline või see uue vaimsuse teekond, et see on vähemalt 60 000 eurot väärt. Arvestades kõiki koolitusi, litsentse, raamatuid, kaarte, aega, mis sinna sai nagu, see on tohutu suure hinnalipikuga. Arvestades seda, et aga Jeesus asub, kõik see tasuta ja kättesaadav, on ju. Ja siis see 2013 tuli Eestisse esimest korda selline vaimne õpetaja või kuidas ma nimetan, tema tegelikult ei nimetanud ennast vaimseks õpetajaks, aga ma ei tea, kui keegi on kuulnud, Brandon Bayes, kes tegeles rännaku praktikaga ja tegelikult talle sai öeldud, nüüd juba hiljem on ju, et kuule, et see ei ole minu arust piibellik, millega sa tulid, see on tagantjärgi tarkus. Aga siis ta reklaamis seda kui sellist psühholoogia tööriistakastina ja mille eesmärk oli tervendada hingehaavu ja saada vabaks nendest rasketest emotsioonidest siis on ju. Ja sinna tegelikult sellele koolitusele tulid üle Eesti õpetajaid, arste, täiesti isegi kristlasi tagantjärgi, ma tean. Ja see petuskeem oli ikka selles mõttes ülivõimas. Mis kõige hullem oli see, et see oli nagu see rännak siis, see oli nagu rännak oma sellisesse sisemusse, kus sa kohtud nagu selle niinimetatud oma pisikese minaga, millega sa saad seda mineviku valu nagu tervendada ja andestada. See oli nagu selline mõte, aga sinna juurde käisid ka sellised, kuidas ma ütlen, suhtlemine ikkagi nagu vaimumaailmas nende teiste jõududega, millele sa tegelikult ei osanudki nime anda. Sealt ilmusid ikkagi inimestele välja need niinimetatud vaimsed juhid, mentorid, kes olid tegelikult puhtalt teemonlikud. Ja teised ongi öelnud, et sel hetkel, kui mina hakkasin selle rännakuga tegelema, siis mu silmavaade muutus, et see oli selline kalk ja kuratlik, on ju. Ma ise ei osanud sellest aru saada. Mis kõige hullem, see rännak pani mind niimoodi tegutsema, et ma loobusin oma igapäevatööst IT-projekti juhina ja arvasin, et nüüd on aeg nagu teha oma firma, hakata selleks nagu tervendajaks või praktikuks või terapeudiks, mis iganes ma siis nimetan seda, on ju. Ja veel sügavamuti minna selle sama rännaku sees, aga ei, mulle jäi selleks ka veel väheks, ma palusin nagu, sest mis on nagu väga tavaline sellise uue vaimsuse tegelejateks, nad ju kogu aeg mediteerivad, kogu aeg räägivad selle mingisuguse kõrgema jõuga ja mina olin palunud endale nagu oma tervendussüsteemi. Ja ma sain selle. Aga see viis mind konflikti selle rännaku organisatsiooniga, mis on ülemaailmne vaimne organisatsioon, kuhu tegelikult ma ei teadnud, et see on ka, kus sa annad oma 3 tilka verd ära ja sind võetakse saba ja karvadega. Ehk siis sealt enne usule tulekut ma olin teinud ära selle rahvusvahelise litsentsi ja kusjuures, mis kõige hullem, ma läksin ka seda rännakusse tööle nagu selles mõttes ise neid seminare tegema. Et hullemaks veel minna nagu ei saa, on ju, aga näed, sai küll. Ja mind visati seal siis umbes pool aastat enne usule tulekut välja sellepärast, et ma ei tee täpselt seda skripti, mida nemad ette näevad, et minul oli tekkinud see oma asi ja keegi oli kaevarnud, et ma teen midagi muud. Aga tol hetkel ma juba tundsin kergendust, et tegelikult nüüd on ma jõuan nüüd sellesse hetkesse välja, mis on siis juba päästehetke lähedal, on ju. Ja sealt rännakust visati mind siis nagu töö mõttes välja ja mul oli tegelikult hea meel sellest. Ja ma olingi nagu ise siis just nagu see oma vaimse guru moodi, ta ongi täna hästi reaklik ja mina olin ka, ma tegingi ainult oma neid seansse, mul oli tekkinud juba oma mingi kliendibaas, oma väikene veebilehekene ja ma niimoodi toimetasin, aga sellega ikkagi ellu jää ja siis ma tegin selliseid tööampse projektijuhina erinevatele firmadele. Ja siis see oli 1,5 aastat enne nagu usule tulekut, sattus minu laua, ütleme teise otsa siis kristlane,
ütlen nime välja, Matis Metsala on ju. Temaga tegelesime siis digiturundusega. Ja aga mina olin see, kes ei teadnud kristlusest suurt midagi, aga mis nagu neid New Age'i inimesi nagu iseloomust, me oleme hästi avatud, nagu olime avatud nagu kõigile õpetustele ja kristlus oli nagu minu jaoks ka üks õpetustest, eks ju. Ja Jeesus kui üks ülestõusnud meister ja mul oli nagu väga huvitav Matise käest ikka küsida neid küsimusi, et mis see päriselt nagu on ja tema väga hästi oskas neid asju ka rääkida. Aga mul jäi meelde sellest teekonnast, meie teed läksid lahku veel, et mina läksin teise kohta, tema teise edasi, aga mul jäi meelde paar lauset tema nagu sellest hetkest, kus ta ütles, et Kairi, sa käid ohtlikul teekonnal. Ma ei saanud sellest aru, sest tegelikult minu silmad olid ju pimedad, täiesti pimedad, nad on soomusega kaetud, sest tegelikult sinu vaim on surnud. Kõik, millega see uus vaimsus tegeles, on hingetasand. Tegelevadki emotsioonide vabastamise ja andestamisega, aga see on nagu selles mõttes sihuke pettus või lühiajaline ja illusoorne, on ju. Aga ma ei saanud Matisest aru. Ja ta rääkis veel mingisugusest kuninga jumalannast ja jumala tütrest ja mitte jumalannast, vaid et jumala tütrest ja sellest ja ma üldse mõtlesin, mis muinasjutt see on, aga las see olla. Ja aeg läks edasi ja siis mis juhtuma hakkas, oli see oli siis 1,5 aastat enne usule tulekut. Ma käisin ikka ringi mõningatel sellistel koolitustel ja üritustel, jälle midagi uut tuli ju tulnud, midagi põnevat jälle nagu kogu aeg midagi, sest mis see uus vaimsus teeb, see on selline kompott, kust võetakse erinevatest religioonidest tükike siit, tükike sealt, pannakse juurde psühholoogiat, humanismi, no mida iganes on ju, ja igaüks teeb sellest oma sellise religiooni või kombo on ju. Ma ise nimetasin ka, et ega see tervendussüsteem, mis mul oli, ma ei osanud ju seda nimetada, ma paningi Facebooki ka, et mis usku sa siis oled. Ma kirjutasin religion of mine, et minule enda religioon, see on mu enda loodud ja nii ongi, iga uue vaimsuse inimene loob ise oma sellise vaimse teekonna ja religiooni on ju. Ja mina samamoodi, nii, mõte esimene lause, mis ma kadus praegu, ei tohi neid pabereid vaadata, jooksis ära praegu, et tahtsingi öelda seda, et hakkasin tajuma nagu seda, et mul hakkab paha seal nendel koolitustel. Et ma nagu olen täiesti kukun nagu ära, et ma ei saa nendel enam olla. Tagantjärgi ma võin öelda, et Jumal hakkas neid uksi ilmselt kinni panema. Ilmselt oldi minu eest palvetatud. Täna on see on selge see, et ma olengi palve vastus, eks ju. Ja niimoodi see siis läks kuni see eelõhtu. Nagu emast siin juttu sai, siis tegelikult emaga see ring sulgus. Ehk siis, see oli siis 2017, 10. oktoobril on see minu siis see teine sünnipäev, mis ma ütlen, et ma arvan, et see on kõige tähtsam sünnipäev üldse, mis saab olla nagu peale selle päris sünnipäeva. Ja sellel eelõhtul ma olin tegelikult päris katki. Ma nagu... Emal oli juhtunud seal maal selle põlvega mingi trauma ja ta vajas nagu abi, nii et ma käisin teda nagu hooldamas. Ja isegi kui ta oli seal nagu voodis ja aitasin ja ma ikka sain nagu seda, mäletan, et tulen nagu linna, mul on nagu tunne, et mul on ikka nuga seljas, et ma ei ole piisav, ma ei tee täpselt nii, nagu teiste lapsed teevad ja nii edasi ja nii edasi. Ma värkan, et kõike võrreldakse oma naabritega. Ja mul oli väga-väga kuidagi nagu hing katki, ja ma tundsin, et miks ma seda siis tunnen, kui ma olen nii palju neid rännakuid ja neid meditatsioone ja kõiki asju teinud ja joogasid ja kõike kogu aeg ainult nagu just nagu liikunud selle valgustatuse suunas on ju. Et ikka nagu kõik veritseb sees ja rohkem veel kui kunagi nagu ennem. Ja järgmine, ja sellel samal 10. oktoobril siis oli mul, ma ei tea, mul oli jäänud veel üks massöör alles, kelle juures ma olin 4. korda käimas. Ja tunnen, et seekord see 4. kord on nagu nii teistmoodi. Ja see teistmoodi tähendas siis seda, et ma ei saanud aru, mis nagu toimub, aga ma tundsin, et mind nagu nüpeldata või heas mõttes nagu midagi seal laua peal nagu tehakse, et ma olin nagu läbi kui Läti raha.
ja siis see massöör küsib, et noh, et kuidas sul siis läheb ja siis ma järsku valan nagu oma selle südame kõik nagu välja, ütlen, et näed, et noh, nagu kingsepal kingad kolisevad, et näed, et teen siin, tervendan inimesi oma selle niinimetatud tšakra pesumasinaga, et pesen muidu kõigil neid tšakraid, aga ise olen nagu täiesti nagu katki, on ju, et noh, näed, emaga ka nii, et tunnen jälle sellist nagu tohutut ängi ja valu ja kibedust ja viha ja kõik see on uuesti nagu kuskilt üles kerkinud siit sügavalt seest. Ma ju ei teadnud, et tegelikult see ongi see New Age on pettus, see uus vaimsus, et ta just nagu, see sõna ongi just nagu, ta tervendab neid hingehaavu, aga tegelikult nad jäävad sinna alla veritsema, sest ainult Jeesus saab neid päriselt nagu tervendada. Ja see tuli siis nagu lahti kõik selle, ütleme siis jah, 30, kokkuvõttes ikkagi 30 aastat hiljem, eks ju. Ja siis see massöör nagu ütleb, et kuule, et kas ma võin sulle loputusprogrammi pakkuda, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ei tea, mis see küll on, et mina ei teadnud, et ta kristlane on. Ta ei ütelnud ka, aga mina teadsin teda kunagi, et oli tantramassöör, on ju. Ja siis ta lihtsalt pakkus, okei, ma ütlesin, et kaotada ei ole midagi, istume siis. Ta tegelikult lihtsalt ütles, kas ma võin su eest palvetada, on ju. Ja sellel hetkel see oli, kujutate ette, et 30 aastat sellist nagu ketramist erinevate eksiõpetuste sees, siis ja 30 minutit oli see aeg, mis me üldse nagu temaga kohtusime, rääksime. Ja sellel ajal konkreetselt ma kogesin seda Jumala nagu tõelist puudutust. Siis ma ei teadnud tegelikult, mis see on, aga ma nägin, kuidas see niinimetatud Egiptuse püramiid, mis on tegelikult ka uue vaimsuse ehk New Age'i tähis või sümbol ka täna, on ju, see kukub pildis kokku ja mingi vaikne kõnetus ütleb, et kuule, et Kairi, kas sa nüüd usud, et see ei tööta, see on illusioon, see on pettekujutelm, on ju, et ma pakun sulle palju paremat. Ehk siis minu jaoks sel hetkel see oli nii veenev ja see on siiamaani olnud minu jaoks niivõrd nagu oluline koht, et mul ei ole olnud vaja selgitust kunagi enam mitte selles mõttes, et keegi inimene peaks rääkima sulle, et see ja see on paha, vaid sel hetkel sain mina täiesti nagu, kuidas ma ütlen, uueks loodud, sest ma võtsin Jeesuse oma südamesse, see päästepalve tegime seal kohe. Ma pidin uuesti emale andestama, et ma seda küll mõtlesin, et huvitav, et ma olen nii palju seda nagu teinud, et miks ma teen seda, okei, teeme siis veel, et mul on nüüd ainult loetud minutid veel lõpuni, ma proovin nüüd kokku tõmmata. Ehk siis tegelikult see hetk oli niivõrd nagu võimas, et kõik need koormad nagu läksid maha, ütleme, et minust sai nagu täiesti uus inimene. Ma läksin sealt ära, ma arvan, ma olin nagu ikkagi jalad õhus ja ma mitu kuud niimoodi hõljusin ringi ja ma sain kohe nagu Nõmme oma kogudusse Alfale ja ma hakkasin seda vundamenti ehitama, nii et kogu see tõde nagu oli niivõrd selge ja ma teadsin, et kui ma sealt läksin, et homme ma ei saa ühtegi seanssi teha, nüüd on mul uut tööd vaja ja minu elu on täiesti teine. Et mis siis edasi nagu juhtus, oli see, et ma siis lihtsalt nagu põletasin 2 nädalat oma kaminas neid raamatuid, neid kaarte, millest ma olin unistanud mingisugust näitust teha, on ju. Ma viskasin ära kõik reisidelt toodud meened, mis on tegelikult kõik mingisugused, kui te mõtlete budakujukesed, Nepaalist midagi, Indiast midagi, kõik need kivid, muusika, DVD-d, filmid. No see oli kohutav, mis ära läks ja siis veel ma tahan öelda nagu seda, et tegelikult Jumal ei saa meid ühe korraga puhtaks. Et hästi oluline on nagu see, et see okultismi vaim on väga salakaval vaim ja tema selline käsilane vaim on veel kontrolli vaim. Et mis on selle okultismi üks selline põhiline on, et mina, mind ja mulle, ta on hästi enesekeskne, et sina oled see Jumal, sina oled oma õnnesepp, sina oled Jumalanna, sina teed seda kõike. On ju, et see kõik, see pääste ja lunastus tuleb nagu sinu poolt, aga tegelikult see on see totaalselt nagu vale, on ju, et kõik on need ja et sellest välja päriselt tulla, siis oli mul veel mitmeid eestpalve puhastuslaineid. Et üks nendest oli eelristimise, päev enne ristimist, kui minu seest väljus hüljatuse vaim, sest see oli väga tugev, mis tuli lapsepõlvest kaasa. Siis läks veel 2 kuud mööda, siis seal ma tegelikult 4 kuud pärast seda päästepalvet oli veel üks eestpalve, kus reaalselt alles Jumal nagu sai kogu selle vale süsteemi siit peast või kuidas ma ütlen, siit seest kätte. Et ma ise ei oleks osanud ju seda näha, aga koguduse
liikmed nagu said aru, et siin midagi veel on nagu paigast ära ja see oli minule ka selline, et ma sain nagu see häbi ja süütunne läksid sel hetkel ära. Ma sain aru, et minu tervendaja identiteet on nüüd täiesti nagu läinud. Ja ma nägingi pilti, et ma olen täiesti vastsündinud beebina nagu Jeesuse kätel. Ja tegelikult, et sa saad küll nagu selle päästemomendis ka kõik, aga see on tegelikult elukestev protsess ja puhastusprotsess. Ja täna, kui ma olen juba ka nagu üle 7 aasta käinud, ma ütlen, et igal aastal on mingisugused vabanemised veel. Et okultismi vaim on selline, et oleneb, kui sügavuti sa sees oled käinud ja nii on. Mis ma teile tahan nagu kaasa veel anda siia lõpuks, et millised on need päästikud või driverid, millega siis nagu see okultism või vaimne eksiõpetus meie eludesse nagu tuleb. Et üks asi, mis minul on väga tugev, on uudishimu. Ja see uudishimu oli mul juba lapsepõlves ka, et kui ma hakkasin neid tegelikult horoskoope lugema või midagi muud, need kaldriku keeramised tundusid süütud, eks ju. Siis põhiline, mis on see päästik, mis meid viib valeõpetuste, sul on ikkagi valu. Olgu see siis füüsiline, hingeline või vaimne, on ju. Kõik minus oli see olemas. Kolmas asi on see, et tegelikult see meie loomislugu, meid on loodud selle tühja südamega. Me tuleme Aadama ja Eeva järglastena siilmale, et meil on tegelikult südames see tühi auk, mis ootab ainult Jeesuse puudutust. Ja seda tegelikult kõik need niinimetatud uue vaimsusega tegelejad otsivad. Ja sellepärast mina nimetasin kogu elu ennast, ma olen tõe otsija, aga mul on see tõde nüüd käes. Ja Jeesus on mind vabastanud, on ju, kui tema korra vabastab ja ma olen vaba, on ju. Ja 4. asi, mis minul ei olnud, on suguvõsapärand. Et kui keegi teie perekonnas lähisugulaste seas tegeleb selle uue vaimsusega, siis see toob ka teile kaasa selle sidumise. Nii et ma arvan, et ma saingi nagu, kas nüüd sai 5 minutit täis, Anneli? Et ma võib-olla mõtlen ühe lausel, et paljud on minu käest küsinud nagu seda, et kuidas siis täna nende inimeste poole või kuidas nendega käituda, kes on täna teie ümber ja kes on kõik selle uue vaimsusega seotud, on ju. Et olgem ausad, maailm on seda täis, filmid, muusika, ma ütleks, et 2/3 kindlasti juba on Eestis sellega kuidagi pidi seotud, ma näen seda nagu, et siis mina esimesel aastal üritasin nagu kuidagi nagu seda rõõmu jagada ülevoolavalt ja öelda vaikselt, et sa teed vale asja, mitte keegi aru ei saanud, siis ma jätsin selle katki. Aga täna ma nagu ilmselgelt tean seda, et me ei saa olla vaiki, sest tegelikult hästi oluline, et siit ma annan teile kohe vihjad kaasa, mida lugeda või Basil Jaslinko raamatus New Age piibellikust vaatenurgast ütleb väga selgelt välja, et New Age'i liikumise eesmärk on kristlus hävitada. Ja see on väga salakaval, et lugege seda, see on imepisike 1 eurone igas selles Logoses ja Tartus saadaval, on ju. Mul ei ole seda täna kaasast, vahest ma neid jagan. See on üks asi, et tegelikult me saame olla eeskujuks selleks valguseks ja me ei saagi nagu muud teha, kui olla lihtsalt palvetada nende inimeste ees ja olla need eeskujulik, kuidas ma ütlen siis, vale sõna eeskujulik, aga olla seda, jagada seda valgust ja seda armastust, mida tegelikult seesama uue vaimsusega tegeleja niivõrd otsib, nii nagu mina otsisin. Ta tahab tegelikult abi, tal on valus ja ta tahab tõde ja seda ei saagi muud moodi. Et nad on tegelikult väga avatud, et ühest küljest on neid nagu lihtne, nagu ütleme, et seal on ainult üks väike samm, mis on puudu. Aga teisest küljest, nagu minagi, ma ei saanud sellest aru, sest nende silmad on kinni ja nad vajavad ise selle nõusoleku kuidagi. Ma ütlen, et Jumal teab, millal on kellegi jaoks õige aeg, on ju. Et meie ei saa neid päästa. Ma tean, kui ma eestpalves olen, siis kõik käivad, küsivad, mul on siin ja siin on üks sees, mis ma teen teha. Palvetame, aga me muud ei saagi. Siis ma annaksin teile ühe vihje. Siin on müügil üks ülihea raamat. Tüdruk, kes lõpetas valetamise. Kuna ma just tulin värskelt reisilt, siis ma lugesin selle lennukis läbi. See on väga valus lugu, aga see on nagu minu lugu on kergemas kastmes. See on siin väga räiges kastmes. Aga ta on täpselt seesama lugu, mis oli minul emaga, kuidas me tuleme sellest lapsepõlvest, okultismises kinni olemisest ja kuidas ta Jumala leidis.
Ja kui nüüd veel keegi tahab nagu seda, ütleme, minu lugu natukene, kus on rohkem neid postulaate, kristlus versus New Age lahti löödud, siis mul on täna kaasas TV7 veel, ma sain mingi neid vanu oma intervjuuga lehti, kui keegi tahab, siis ma saan neid teile jagada. Et siin on tegelikult see minu lugu, aga niimoodi rahulikumas võtmes ja ka kirja pandud, et kuidas siis nagu ikkagi sellest paremini teistele rääkida ja miks see nii on. Selline kokkuvõte siis. Amen. Seda ajalehte siis ma panen sinna laua peale pärast, siis saate ise võtta. Tähed olite kannatlikud.